mai aastal 2012 Tartus, Emajõe Ateenas, muistsete eestlaste Tarbatus, venelaste Jurjevis, sakslaste Torpatis, Peetruse ja Pauluse linnas. Kohe-kohe on täitumas paljude tartlaste ammune unistus. Peetri kiriku torni tõstetakse uus tornikell. Teise maailmasõja ajal mõraseks lastud ja oma kõla kaotanud väiksem tornikell võib auga puhkusele minna. Auväärne on ta tõepoolest. Ta pandi helisema kiriku valmimisel 1884. aastal, kuid 1944. aastal pärast 60 aastast helisemist lõi mürsukilt temast tüki välja. Sellegi poolest teenis vana kell oma kogudust truult edasi, kuulutades oma põdural käriseval häälel nii häid kui halbu sõnumeid ning mõõtes veerand tunde veel 68 aastat. Tänastest tartlastest vaid kõige vanemad võiksid veel meenutada, kuidas kõlas Peetri kiriku kellahelin varem. Täna on uue kella päris sünnipäev. Peetri kiriku uus kell valatakse 16. märtsi hommikul 2012. aastal Saksamaal Westfali väikelinnas Gescheris. Uue kella sünd on alati ülev sündmus, mis ühendab jumaliku ja maise ning toob kokku kõik ürgsed elemendid: tule, maa, vee ja õhu. Niisiis on loomulik, et valamise juures viibib mitu jumalasulast, kaasa arvatud Tartu Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal. Ja kas pole nõnda, et ka valumeistrid toimetavad oma töid aupaklikul, koguni pühalikul moel? Teisiti ei saakski see olla, sest need on ju kirikukellad, mida nad valavad. Kell ei ole uhkuse asi. Kell on alati olnud ka kutsuja. Mõnikord helisesid kellad selleks, et teatada hädaohust ja kutsuda inimesi relvile, kuid palju sagedamini on kellad inimesi kutsunud meeleparandusele ja ülendumisele. Olge lahked, siit ta tuleb, otse kui 1,5 tonnine tibupoeg, kes koorub munast. Nii nagu mõlemad vanemad kellad, nii on ka see kell Peetri kogudusele kingitud helde annetaja poolt. Veidi liialdades võib ka öelda, et kell on kiriku hing. Kui kirikul on hing sees, siis kirik elab. Tartu Peetri kirik elab päris kindlasti. Selle vastuvaidlematuks tõendiks on kõik see, mis kirikus ja kiriku ümber toimub. Kuid ükski kirik ei alga tornist ega kellast, isegi mitte kirikuhoone vundamendist ega projektist ega ideest. Iga kirik algab inimestest, nende usust ja teotahtest. Nõnda on see ka Tartu Peetri kirikuga. Kirikuhoone sai põhiosas valmis 1884. aastal, kuid kogudus oli rajatud juba 15 aastat varem. Ja ka sellel oli oma pikk eellugu. Võiks öelda, et kõik algas isegi mitu tuhat aastat varem, siis kui eestlaste esivanemad Eestisse asusid. Paratamatult jõudsid nad ka Emajõe kallastele ja sama paratamatult just tulevase Tartu juurde, kus asus tegelikult ainus sobiv ülepääsukoht sellest pikast Eestit poolitavast veeteest. Maantee ja veetee ristusid siinsamas, nüüdse Peetri kiriku jalge ees. Siia rajati linnus, seejärel linn. Ja ehkki seda linna juhtisid ja valitsesid sakslased, oli Tartu elanike hulgas alati arvukalt eestlasi. Vabandust, need pildid ei ole uuest kogudusest. Need on eestlaste esimesest üldlaulupeost, mis peeti maha just siinsamas 1869. aastal. Iseenda ja saksa seltskonna suureks üllatuseks. Pidu täis vaimustust ja üksteise leidmist.
pidu, kus Eesti rahvas ennast rahvuseks laulis. Veel huvitavam, et laulupidu toimus Resource'i seltsi aias, otse tulevase Peetri kiriku ees, ehkki keegi ei võinud tollal teada, et 15 aasta pärast kõrgub siin uhke eestlaste pühakoda. Eestlaste kui uueaegse rahva sünd on lahutamatult seotud kirikuga. Esimene laulupidu, nii nagu kiriku ehitaminegi, on enam-vähem ühel ja samal tundelisel alusel. Tullakse kokku ja astutakse välja argipäevast, tuntakse mingit vaimustust, tuntakse mingit suuremat maailma ja seda kollektiivset kogemust, mida annavad kirikuruumid, mis on nagu kõrges metsas. Nii on ka kõrge katedraal, ta kontsentreerib ja annab üksikisikule selle suhte kas või jumalusega, jumala usutundega. Ja see laulupidu, see oli umbes sama efektiga. Inimesed tulid kokku ja tundsid, et me oleme koos suudame me midagi teha. Peetri kirik. Peetrus tähendab teatavasti kaljut. Seda sama, millele Jeesus rajas oma kiriku, kui ta Peetruse oma jüngrite hulka võttis. Uus kogudus vajas ka õpetajat. Üheks kandidaadiks oli rahvusliku liikumise vaimne juht Jakob Hurt, kes aga loobus ja soovitas enda asemele Wilhelm Gottfried Eisenschmidti. Sellest mehest saigi Tartu Peetri koguduse õpetaja enam kui pooleks sajandiks. Wilhelm Eisenschmidt oli noorena agar rahvusliku liikumise tegelane, Eesti üliõpilaste seltsi asutajaliige, Hurda aate- ja võitluskaaslane, Aleksandri kooli peakomitee ja Eesti kirjameeste seltsi liige. Pärast Hurda kõrvaletõrjumist astus kõrvale ka Eisenschmidt, pühendudes vaimuliku tööle. Kõigepealt valmis õpetajamaja, millest sai koguduse elu keskus. 1881. aastal jõudis järg kiriku endani. Suur osa rahast koguti vabatahtlikest annetustest, näitusmüükide ja kontsertide korraldamisest. 1876. aastal oli kiriku ehitamise kapitaliks 25 775 rubla. Projekti valmistas Peterburi ehituskooli professor Viktor Schröter. 16. septembril 1884. aastal õnnistati Tartu Peetri kirik sisse ja anti üle jumalateenistuslikuks kasutamiseks. Tartu Peetri kiriku muudab eriliseks juba see, et selle kiriku projekt leiti väga kõrgel tasemel korraldatud arhitektuuriprojekti konkursi raames. See konkurss viidi läbi Peterburi arhitektide ühingu poolt ja Viktor Schröter, kes ise oli selle ühingu üks asutajaliikmeid olnud, osutus võitjaks. Peetri kiriku sisemus meenutab natukene teatrisaali. Olles Peterburi teatrite peaarhitekt, tundis Schröter muidugi teatri arhitektuuri võimalusi läbi ja lõhki ja huvitav on see, et ta võtab teatri arhitektuurist üle mitmeid momente, mis muudavad ka luterliku kiriku väga hästi funktsioneerivaks. No esiteks ta valib kirikule ruudukujulise põhiplaani ja teiseks ta paneb sinna kirikuruumi kahekordsed empoorid või kahekordsed rõdud. Ja kõige selle tulemusele on võimalik koguduse liikmetel, keda oli Peetri koguduses pärast kiriku valmimist väga-väga palju, ta võimaldab neil tulla nii lähedale altarile, kantslile, kui vähegi võimalik. 1890. aastal saab Peetri kogudus rikkamaks veel kahe väärtusliku ja väga vajaliku asja poolest. Esiteks Tartu meistri Mülverstedti tööna valminud 23 registri ja 1215 vilega orel. Teiseks rõõmsaks sündmuseks samal aastal saab suurepärase altarimaali akadeemik Johann Köhleri Kutsuva Kristuse valmimine ja paigaldamine. Me kõik teame väga hästi Tallinna Kaarli kiriku
Köhleri maali, tasuta maalitud, altarimaali traditsiooni murdvat maali, kus Kristus kutsub kõiki vaevatud ja koormatud enda juurde. Tegelikult pidi Köhler maalima õnnistava Kristuse, aga tema maalis vaesid ja koormatuid enda juurde kutsuva Kristuse. Ja täpselt sellisena võtsid eestlased seda ka vastu. Nii et seda pilti pidi Köhler veel ja veel kordama ja kordas ta seda siis ka Tartu Peetri kiriku jaoks. Küll mitte enam freskotehnikas, vaid õlimaalina ja küll mitte ainult Kristuse üleosa kujutavana, vaid terves pikkuses. Kirikuhoone oli ilus, orel hea ja altarimaal kaunis. Kirik hakkas mõjutama tartlaste eluharjumusi. Kiriku ümber hakkas kerkima maju, linn tuli kirikule järele. Kogudus suurenes nii hoogsalt, et 19. sajandi lõpuks oli selle hingekirjas juba 17 000 inimest. Linnavõimude heasoovlikust ja abistavast hoiakust hoolimata ihkas kogudus saada iseseisvaks. 1901. aasta alguskuudel anti kõik vara ja asjaajamine kogudusele üle. Asja asus juhtima tuntud Eesti arst ja haridustegelane, hilisem Tartu Ülikooli rektor, doktor Heinrich Koppel. Just Heinrich Koppeliga algabki iseseisva Peetri koguduse ajalugu. Uue juhatuse ette kerkis kõigepealt küsimus, kuidas viia lõpule kirikuhoone ehitus, rajada kirikule ka seni puuduvad tornid. Kahtlemata ka selleks, et nii maa peal kui taevas nähtaks, et eestlased ei ole enam see lihtsakoeline tõug oma primitiivsete vajadustega, vaid noor ja edasipüüdlik kultuurrahvas, kes oskab hinnata ilu ning ülevust. Ma olen täiesti veendunud, et luterlik kiriku ehitus oli eestlaste rahvusliku liikumise jaoks väga oluline. Me räägime väga sageli sellest, kui tähtis oli Aleksandri kooli rajamine Eesti rahvusliku liikumise jaoks. Aga me unustame ära selle, kui palju inimesed annetasid selleks oma isiklikku aega ja raha, et ehitada oma kirikuid. Nad ei nimetanud neid tol ajal veel Eesti kirikuteks, aga neist said Eesti kirikud ja see kiriku ehitamise ühine kogemus kindlasti liitis inimesi kokku ja kasvatas seda rahvuslikku tunnet ja sealt kaudu siis tuli juba ka see vastandumine sakslastele. 1903. aasta sügisel tõusis Peetri kiriku torni esmakordselt suur tornirist. Selle all olevasse munasse paigutati vasksilinder, mida inimsilmad nägid uuesti alles 2010. aastal. Seal olid siis 1903. aasta ajalehed eestikeelsed, oli ka saksakeelseid ja oli läkitus siis tulevastele põlvedele ja kiriku kroonika aastast 1875 kuni 1903 siis koguduse esimese õpetaja Eisenschmidti kirjutatud. Jah, siis olid läkitused, allkirjalehed koguduse koorilauljatelt, vöörmündritelt, juhatuse ja nõukogu liikmetelt ja taha oli siis ka pandud kõikide elukutse või nende positsioon ühiskonnas, et sellises väga naljakas kirjas oli poodipidaja ja graveerija ja mehaanik ja voorimees ja kes seal kõik olid, kiriku kellamees ja üks Veebri nimeline oli ka, tema oli siis graveerija. Kõik see originaaltekstid ja materjalid läksid sinna üles tagasi ja väikese sellise kokkuvõttega, mis siis vahepeal 100 aasta jooksul on Eestis juhtunud ja siin Peetri kirikus, et sellise paari A4 suuruse lühiülevaate. Aga siis teise toru, mis me sinna kõrvale panime selle ristimuna sulgemise ajal, sinna me panime siis praegused ajalehed, Eesti kirikut mitu numbrit, eriti need, kus on Peetri kirikust juttu, siis meie kiriku aastaraamatut 1934, kui kiriku 50. juubel oli ja nüüd 2010. aasta väljaanne, siis kiriku kalender läks kõik Eesti Vabariigi rahatähed 5 sendisest kuni 500 krooniseni välja ja ka hõbedane 1 kroonini, et sellised väga rariteetsed, juba praegu rariteetsed Eesti rahad läksid sinna sisse ja euromüntide stardikomplekt, need kõik annetasid koguduse liikmed, need rahatähed. Ja muidugi siis läkitus ja kohal olnute allkirjad, et sinna me panime siis kohal olnud koguduse liikmed, panid oma allkirjad, huvilised linnakodanikud, kes olid sündmust kaema tulnud ja siis üks leht oli nende töömeeste allkirjadega. Ja siin on nüüd see toru, mis sinna üles tagasi läheb ja on uuesti kinni joodetud. See on siis see
algne originaal. Huvitav, mida lisatakse sinna 100 aasta pärast? Rajati ka kool. Õieti oli sellega algust tehtud juba lõppenud sajandil, mil õpetaja Eisenschmidt rajas leeriõpetuse ettevalmistuskooli, mida ta lootis arendada eestikeelseks algkooliks. Paraku tõmbas venestuspoliitika sellele kriipsu peale. Kõik need aastad teenis Peetri kogudust Wilhelm Eisenschmidt, kuid alates 1912. aastast enam mitte üksi. 20 000 hingeliseks paisunud kogudus jagati 2 pihtkonnaks ja teist valiti õpetama noor energiline Arnold Laur. Aeg oli edasipüüdlik ja lootusrikas. Tegelikult oli see aeg, 20. sajandi algus, enam kui edasipüüdlik ja lootusrikas. See oli imeline aeg, kus lausa ülepäeviti tehti midagi suurt. Sest vaadake, mis toimus ainuüksi Tartus. Lõpetati meie loo peategelane Peetri kirik, sai valmis Eesti üliõpilaste seltsi hoone, kuid kerkis ka uus ja uhke vanemuine ning asutati esimene eestikeelne keskkool, Eesti Nooresoo kasvatuse seltsi tütarlaste gümnaasium, millele samuti rajati esinduslik koolihoone. Riia maantee ääres aga kerkis maailmakuulsa Eliel Saarise projekteeritud moodne Pauluse kirik. Kuid seegi polnud kaugeltki kõik. Eestlased rajasid, ise seda võib-olla täpselt teadvustamata, hämmastava kiiruse ja eduga oma riikluse vundamenti, mis tähendas nii kirikuid, teatrimaju kui koole, aina jõulisemat eestikeelset massimeediat, suurettevõtete rajamist ja mõisate omandamist ning omaette Eesti seltskonna teket senise Saksa ja Vene seltskonna kõrvale. See tähendas juba ka poliitilist võimu. Kuigi praegusel ajal on enamus inimesi võitlevad ateistid veel ja ütlevad, kirik ja pastorid need, aga kui rahulikult vaadata kultuurilugu, siis on meie ärkamine vaimses mõttes haritud rahvaks on ikkagi tänu sellele pingutusele, mis tehti oma keelse raamatu väljaandmisega. Ja see kohustas veel edasi uurima hakata eesti keelt, selle ehitust, grammatikat ja selle harimise kaudu jõuti kõigi mõteteni, mis moodsas maailmas on olnud, ütleme, Prantsusmaal, Saksamaal, Inglismaal, sellesama hariduse impulsi kaudu. Ja niimoodi sai anonüümsest rahvast rahvus euroopalikus mõttes, mis oli, ütleme, Prantsuse revolutsiooni aegne idee, et iga rahvas või rahvus peaks olema nii tubli, et kaasaegses ilmas kaasaegsete mõtetega töötaks enda kasuks ja maailma kasuks ka. Tartus jäi linnavõim siiski sakslaste kätte, kes arvatavasti isegi ei märganud, et nende silme all otse nende keskel sünnib üks rahvas, üks väga noor rahvas, kes on ühtlasi väga vana. Tagasilöökideta edulugusid pole olemas. Mis puutub Tartu Peetri kirikusse, siis esimene hoiatus saadi juba 1905. aasta revolutsiooni aegu, mil punane mässulaine purustas kooriruumi vitraažaknad. Need jäid suletuks enam kui 100 aastaks ja taastati alles 2010. aastal. Suve käigus taastati siis originaali lähedane välimus vanade, siis päris vanade fotode ja jooniste põhjal ja see klaasi värv saadi nendest kitti põhja külge jäänud klaasikildudest, et see üsna autentselt on nad siis taastatud.
1918. aasta möödus põhiliselt keiserliku Saksa okupatsiooni tähe all, kuid aasta lõpuks olid Tartus taas võimul enamlased. Nüüd oli punavõim veelgi resoluutsem ja Eesti Töörahva Kommuuna nõukogu keelas igasuguste usukommete täitmise ja jumalateenistuste pidamise täielikult ära. Punased siin 1918 ja põhiliselt siis 19. aasta jaanuaris olid väga lühikest aega ju siin tegutsemas ja nad suutsid linnas külvata paanikat ja sellist hirmu õhkkonda ja tõesti ju arreteeriti ja hukati väga suurel hulgal vaimulikke, ettevõtjaid, tuntud linnakodanikke ja muidugi ka lihtsalt ette jäänud inimesi. Ja põhiliselt, mida siis toimetati, oli selline kõige labasem röövimine, et tungiti kodudesse sisse, võeti vara ära ja inimesed siis, et nad sellest kisa ei tõstaks, arreteeriti ja hukati. Ja toimusid hukkamised siis mitmesugustes keldritest, mille kohta on väga palju ju informatsiooni, aga ka Emajõe jääl lihtsalt topiti auku need hukatud, et see oli selline kiire paaniline tegutsemine. Ja eks selle käigus siis 18 aasta vana-aasta õhtu peeti siin suur punaste koosolek siin samas kirikus. Peetri kirik siis anastati, püüti välja saada kogudus ja selle asemele selline puna koosolekute saal teha. Ja see mingil määral ka õnnestus, ehkki kogudus oli äärmiselt nördinud ja vastaline, aga kohalikke õpetajaid otsiti juba taga ja see asi vist oleks väga hulluks pöördunud, kui see oleks vähemalt kuu või 2 rohkem kestnud. Peetri koguduse õpetajad siiski pääsesid, kuid kirik oli sedavõrd rõvetatud, et tuli uuesti sisse pühitseda. Selleks korraks oli katsumuste aeg läbi ja nii Tartu Peetri kogudus kui kogu Eesti rahvas võis pühenduda sellele, mida nii kaua oli igatsetud, oma elu sisseseadmisele omaenda riigis ja omaenda juhtimise all. Ajaloo vintsutuste läbitegemise järel algas Peetri koguduse elus aeg, mida võib tagantjärele ka kuldajastuks pidada. Peetri kogudus edenes jõudsalt. Koguduse juures tegutsesid aktiivselt laste ja noorte organisatsioonid, asutati koorid, koguduse majandus edenes. Kirikust oli saanud lahutamatu osa Tartu linnarahva igapäevaelust. Ka tavalisel pühapäeval tuli teenistusele tuhandeid inimesi ja ükski koht avaras kirikuhoones ei olnud ülearu. Kuna koguduse õpetaja Jaan Treumann oli vabadussõja veteran ja sõjaväekaplan, siis oli iseenesest mõistetav, et koguduse lähedal Garnisonis asuv ratsarügement pidas Peetri kogudust oma kodukoguduseks. See oli väga uhke, ratsapoisid oma vormis ja kannused kõlisid tulid siia. Orkester oli ju väga suur ja vägev ja see oli Tartu kõige vägevam puhkriorkester üldse. 50 meest oli meeskond. Kirikus käis sageli kõrgeid riigitegelasi ning sõjaväelasi. Kiriku kirdenurga alumine rõdu kannab siiani nime Laidoneri rõdu. Kõige rohkem ma mäletan, kui oli see kindral Laidoner käis siin kirikus, seda ma mäletan hästi. Niisugune lähemalt paks mees kuldmõõgaga, mille ta sai, kui ta täiendas ennast Prantsusmaa kõrgemas sõjaakadeemias ja siis ta saigi täiskindral aukraadi ja seal siis Prantsuse valitsus kinkis talle selle kuldmõõga, aga see kuldmõõg jäi kaduma. Seda ei tea praegusena keegi, kes selle kuldmõõga ära võttis, kui ta ära viidi. Iseseisvusperioodi lõpuks oli Peetri koguduses 2 pihtkonna peale kokku 29 000 hinge, ehk lihtsustatult öeldes pool Tartut. Kuid saatusel oli Peetri kiriku jaoks kavandatud ka teine katsumuste ajajärk, mis algas 1940. aastal koos punavõimu naasmisega. 1941. aasta kevadel suri õpetaja Jaan Treumann. Arvatavasti päästis seda küüditamisest. Sama aasta juulis lähenesid Tartule Saksa väed
10. juulil lõhkisid punaväed Kivisilla, linnas puhkesid lahingud improviseeritud Eesti rühmituste ja Nõukogude hävitusüksuste vahel. Eesti patrioodid suutsid vabastada kogu lõunapoolse osa Tartust. Emajõe vasakkallas, kus asub ka Peetri kirik, jäi esialgu Punaarmee valdusse. Algas vastastikune tulistamine üle Emajõe. Mäletan. See oli, kui venelane siit läks, siis paigutati siia torni kuulipildaja üles. Venelased säästsid siia torni kuulipildaja üles ja siit, no see pole linna jagu peaaegu hävis kõik, see põles maha kõik. Ja kui seal mõni pritsiauto liikus või siis panti või keegi kustutas, panti kuulipildaja, tuli peale sinna. Saksa okupatsiooni ajal sai kogudus alustada kannatada saanud kirikuhoone remondiga. Suuremad kahjustused likvideeriti. Jumalateenistused jätkusid ja ka abihooned olid kõik terved ja kasutamiskõlblikud. Kuid see oli siiski elu võõra võimu all, millele omased kombed äratasid kohalikes võõrastust ja põlgust. Ja siis sakslased tulivad siia sisse, aga teised sõjaväelased võtsid pääst ära, aga need SS-mehed, need ei võtnud, need tulid Antrete panid liivisi. Õpetaja Muru energilisel eestvedamisel läks koguduse elu sõjaajast hoolimata aktiivselt käima. Suurt tähelepanu pööras ta rahvuslikule vabadusvõitlusele kaasaaitamisele ning haavatud Eesti sõdurite abistamisele koguduse kaudu, milleks ta koos abikaasaga organiseeris asjakohase hooldusringi. Siin oli politsei jaoskond oli all ja siis õhukaitse esmaabipunkt ja mina olin samariitlane ja muidugi mina trügisin igale poole, ma olin kus oli vaja aidata. Ja siis me jooksime niimoodi, nagu häire oli. Ma olin Tallinna tänavas seal lõpus, nüüd on Staadioni tänav. Ja siis sealt jooksime siis siia varjendisse. Ja siis, kui oli abi vaja, siis me läksime esmaabi andma. Haavatud sõjameestele pakuti ka vaimulikku tuge, meelelahutust ning korjati rahalisi annetusi. 1944. aastal, kui Nõukogude väed jälle Tartule lähenesid, nõudsid Saksa sõjaväevõimud Peetri kirikutorni lammutamist või madalamaks ehitamist. Koguduse nõukogu keeldus sellest. Siis algasid jälle verised ja hävitavad lahingud. Jälle seisis rinne Emajõel, vaenupooled pommitasid vastastikku linna. Sellest hävitustööst ei ole Tartu tänini üle saanud. Peetri kirik pääses imekombel suuremate kahjudeta, kuid hävisid nii koguduse koolimaja kui mõlemad pastoraadid. Teatava pildi sellest annab paik, kus ma praegu istun. See on trepp, mis viib tühjusesse. Ta on muistis, mis räägib okupatsioonide vaheldumisest, räägib kõigest, mida tõi meile kaasa 40. aastate sõja lõpp ja edaspidised ajad. Oli enam kui selge, et kui Nõukogude väed peaks Tartu enese kätte saama, siis algavad linnas tuttavad hävitustööd, repressioonid ja hukkamised. Eelkõige olid ohus rahvuslikult meelestatud inimesed, rahva sõjaline ja poliitiline eliit, vaimulikud ning haritlaskond. Otsuse linnast lahkuda tegi ka toonane Tartu Peetri koguduse õpetaja Jaak Taul. Ta võttis enesega kaasa hinnalise armulauakarika, et see rüüstajate meelevalda ei jääks. See oli ainuõige otsus. Tartu Peetri kiriku armulauakarikas on haruldane meistriteos 19. sajandi teisest poolest. Tegemist on äärmiselt kvaliteetse tööga, mis on valmistatud Berliinis, väärikas hõbedakojas Sie und Wagner. Kui on segaste aegadega tegemist, siis neid püütakse kas ära peita või kindlasse kohta toimetada, sest enamasti ka sellistel rüüsteretkedel langevad sellised esemed ju
ju röövsaagiks ja paljud sellised hõbeesemed muidugi nende 40. aastate käigus valati brutaalselt Venemaal ümber, sest kirikute rööv oli mastaapne ja sellised üksikud esemed, mis nüüd on päästetud ja säilinud, on seda omapärasemad. See konkreetne karikas siis 44. aastal võeti õpetaja Jaak Tauli poolt kaasa põgenikuteele, et nad septembris 44 lahkusid perega siit Tartust ja pääsesid viimaste paatidega üle mere ja viimaks jõudsid Inglismaale. Ja hiljem see karikas siis tema poja Andres Tauli kohvris, kes on praegune Välis-Eesti piiskop, jõudis Kanadasse, kus see oli kasutusel vana Andrese koguduses Torontos ja hiljem siis Toronto Peetri koguduses. Koju Tartu Peetri kirikusse tagasi jõudis karikas alles 14. novembril 2010, päev pärast Kodu-Eesti ja Välis-Eesti kirikute ühinemistalitust. Samal talitusel viibinud Jaak Tauli tütar Inglismaalt tagastas kogudusele ka ajaloolise ristimisvaagna, mis samuti oli põgenikuteele kaasa võetud ja millest on ristitud suur osa Londoni eestlaste lapsi. Kuid sõja lõppedes oli karika tagasitulek veel enam kui poole sajandi kaugusel. Peetri kogudusele oli sõja järel alles jäänud vaid vabasse maailma põgenenud Jaak Tauli abiline, teoloogiaüliõpilane August Janni. See noor mees võttiski hingekarjase kohused enda kanda ja kandis neid kuni 1981. aastani. Arvestades Tartus möllanud sõjategevuse ägedust, oli kirikuhoonel tegelikult vedanud. Kirik jäi seest hämmastavalt terveks. Altarimaal, pingid, rõdud, kogu muu sisustus oli säilinud. Torni tipus troonis raudsõrestik, Heinrich Koppeli ja teiste tarkade meeste ettenägelikkuse elav kehastus. Ja kõik see kokku oli tunduvalt parem kui teisi Tartu kirikuid tabanud saatus. Ma peaksin nimetama siin pärast sõjaaegset õpetajat praost August Jannit sügava austusega ja lugupidamisega, sest tema ainuüksi, muidugi koos oma kogudusaktivistidega, ehitas kiriku niivõrd üles, et sõjapurustused said siin oma lahenduse ja enam ei saanud rääkida, et seda kirikut ei kasutata, et teda on kogu aeg kasutatud. On omamoodi paradoksaalne, et ka kõige rängema stalinistliku terrori tingimustes tegutses kogudus üldjoontes edasi nii, nagu ta oli tegutsenud senini. Nikita Hruštšovi ajal kehtestati kogudustele ääretult rasked koormused maksude näol. Nii et väiksed maakogudused isegi olid väljasuremise äärel. Ent õnneks oli nii palju usku, oli nii palju eneseteadvust ja kokkuhoidmist, et kõigest sellest saadi üle. Teile kuulutan kutsutud ja seatud Jumala sõna sulasena issanda enese armu ja mõistan teid Kristuse käsul kõigist teie pattudest lahti. See oli nagu protest võimu vastu, mis oli inimestelt usu sama hästi kui röövinud. Protest ei ole küll päriselt see alus, millele ehitada elavat usku, aga see oli siiski parem kui lõplikult ja igaveseks tühjaks jäänud pühakoda. Pealegi andsid perekondlikud juured kogudusele elujõudu ning risti inimeste suur osakaal ühiskonnas mõjutas tegelikke sisemisi hoiakuid siiski austuse ning lugupidamise vaimus kiriku vastu. 1981. aastal läks suurevaeva nägija August Janni erru ja tema asemel asus õpetaja Kalle Mesila. Tõuse ja mine julgelt, issanda enese rahus. Aamen. Võis tunduda, et katkemas on viimane side sõjaeelse maailmaga, kuid uus vabadus, mis osalt tähendas ka vana maailma tagasitulekut, oli juba teel. Peetri kirik sai üheks taasärkamise keskuseks Tartus.
Peetri kirik on ainuke terviklikul kujul säilinud luterlaste pühakoda Tartu linnas ja pealegi väga avar, mahukas ning pilku püüdev. Pole siis ime, et 1988. aastast alates olid kõik Tartu olulisemad rahvuslikud ühisüritused mingil moel Peetri kirikuga seotud. Väga palju toimus kirikus erinevate organisatsioonide taasasutamise tänujumalateenistusi ja lippude õnnistamistalitusi. Minul isiklikult siia ei toodud pühitseda midagi niisugust, mille puhul ma oleksin kukalt kratsinud, et kas sobib või mitte. Lipud loomulikult kuuluvad pühitsemisele, kui seda soovitakse. Käisin ka kirikust väljapoole ausambaid ja mälestusmärke pühitsemas. See on täiesti loomulik, et nad vajavad esile tõstmist ka Jumala sõna taustal ja koos selle vaimsusega, mis meie kogudusi ja meie rahvast üldse on saatnud, kasvatanud ja arendanud. 1. detsembril 1988 pühitses oma lipu Peetri kirikus ja taastas oma tegevuse Eesti üliõpilaste selts. Pühitsejate seas oli väga palju noori vabadusvõitlejaid, tulevasi riigimehi ja edaspidi tuntud avaliku elu tegelasi. Õige varsti pühitsesid oma lipud kirikus ka paljud teised akadeemilised üliõpilasorganisatsioonid. Kirik pakkus rahvale tuge ja vaimset jõudu, paljudele ka eneseteostust. Näis, et teekond läbi öö on lõpule jõudnud ja ees terendab valgusküllane rõõmuaeg. Oleks kõik ometi nii lihtne. Peetri kirik on Tartu kodanike ühine looming. Kiriku nüüd juba auväärne ajalugu teab mitmeid suure südamega inimesi, kes annetuste või tööga teiste panustajate hulgast esile tõusevad. Kahtlemata kuulub nende hulka 2012. aastal siit ilmast lahkunud ettevõtja Tiit Veeber ehk lihtne linnakodanik, nagu ta enda kohta ütleb. Ta on hea sõber, aga niiviisi kõrvalt vaadates, et üks selline väga jonni täis tüüpiline Eesti mees on, kes siis oma tahtmisega väga selgelt ja jõuliselt läbi viib ja tema selline karakter ja juba hoiak on väga jõuline, et kes tema kätt on surunud, see teab, et käsi valutab mitu päeva järjest, kui ei ole selleks pigistuseks valmis, et selline karune, tugev ja kõige paremas mõttes jonnakas Eesti mees. Ja kõigepealt, et on töömehe käsi ja et ta ise seda teab ka, siis vahel edvistab selle töömehe käe tugevusega. Kõik teavad ju legende sellest, et kui Tiit Veeber muutus kraavi ääre peal närviliseks ja vaatas, et töö väga ei kulge, siis oli ju tema see mees, kes hüppas kraavi, kääris käissad üles ja näitas, kuidas seda tööd peab tegelikult tegema. Kui ta annab teile tere, siis tema käegi pigistus on nagu sepahaamriga kahelt poolt pigistamine, nii et igati väärikas inimene. Sehän on niinku ruuvipenkki se kädenpuristus, kun sanoo päivää. Se kertoo, se on muuten semmoinen asia, josta mä aina muodostan käsityksen ihmisestä. Kättely. Teades teda siis, et elu oli kasutanud selliseks, et see oligi see tugevus, mis temas oli. See oligi tema käepigistuses. Tiit Veeberist sai legend juba eluajal. Ta oli ühtaegu kraavihall ja suur ärimees, katlakütja ja visionäär, helde annetaja ja lõputu improviseerija. Ma jumal, ma tänasid igavesti selle eest, et sa lased mul selles kaulilt õigesti ja õiglaselt loodud maailmas üha rohkem näha kaasa teha. Mu jumal, kui ma veel paluda, siis ma palun, et sa teeksid nii, nagu siia teinud. Sa teed seda õigesti ja kaugelt. Mu jumal, kui ma veel sinu eest paluda, siis ma palun sinu maale, kes ta laseks seda teha. Ta lõi sageli ise käed külge ja mitte edevuse pärast, vaid oma loomuse sunnil. Oli see siis mõni ehitis, tilkuv toru, järjekordne kraav, rahva püsimist loitsiv perekivi Kambjas, Emajõe pardid, keda ta ikka söötmas käis, või Peetri kirik. Tiit Veeber oli agulipoiss, sündinud supilinnas vaeses peres ja murdis endale teed visatööga. Meie elu põhiväärtus on olnud töö ja kui me sellest kirikust räägime, see oli ka töö. Nii et Veeber
linnapoisina, töömehena, mina maalt tulnud inimesena tean, mis tähendab töö. Me austame tööd ja ikkagi töö on ainukene rikkuse allikas. Ülejäänud raha kantimine on nupukus, aga väärtused loovad työmehed. Olen 30 vuotta ollut Virossa ja hyvin vähän olen tavannut semmoisia ihmisiä, jotka ajattelee tulevaisuutta. Kaikki virolaiset ajattelee rahat heti ja nyt. Ja Tiit Weber ei halunnut rahaa, vaan halusi toteuttaa unelmaa. Koolihariduse omandamine käis olude sunnil üle kivide ja kändude, kuid seda korvasid hea pea ja fenomenaalne mälu. Tartu soojamajanduse suurejooneline ümberkorraldamine 1990. aastate alguses, mis tähendas Venemaalt imporditud gaasi ja masuudi kõrval turba ja hakkepuidu kasutuselevõttu, tõi talle nii sõpru kui vaenlasi. Juhtus sedagi, et sõpradest said vaenlased ja vaenlastest sõbrad, mis oli uue Eesti algusajale iseloomulik. Tollane Tartu linnavolikogu koosnes põhiliselt eakatest inimestest. Ja need eakad inimesed tõstsid suhteliselt üksmeelselt kätt ja ütlesid, et Tiit, sina seda asja tead, sina teegi see asi ära. Puhuti paisus võitlus nii ägedaks, et linnavolinikuks valitud Weberil õnnestus isegi vanglas eespoolt ära vaadata. Tänaseks on tema algatatud ümberkorraldused ennast siiski ammu tõestanud. See, et ma sellest supist nüüd elusalt ise välja tulin, see on küll väga arukordne elujuhtum. Siit sellest ei oleks, kõikide loogikate kohaselt ei oleks pidanud välja tulema. Erinevalt mõnest teisest rahamehest ei tahtnud ta teenitut ainult endale hoida. Minul ei ole olnud eesmärgiks varakus. Mul on olnud alati niisugune, et kui ma hommikul lähen välja, siis seda tükki, mis täna teha tuleb, siis seda ma olen alati võtnud niisuguse imuga, et see tükk on ikka 2 korda suurem tund või midagi tahes. Ja et iga hommikul, kui ma olen ette võtnud, siis ma võtan midagi nii palju ette, et õhtuks sulle seda hästi palju. Kui sa eladki selles linnas, siis see ongi nagu täiesti loogiline osa, et sa annad oma osa ka sellesse. Ta ise on selle ilusti kokku võtnud niivis, et kui sa näed inimest, kes on hädaline ja maas pikali on ja vajab sinu abi, siis sa ju aitad teda. Et eks ta seda Peetri kirikut ja väga paljusid muid objekte siin Tartu linnas on näinud samasugusena. Andmisega juures on esimene asi see, et sa pead olema andmiseks valmis. Annetamine on ikkagi suur rõõm ja väga suur rõõm on see, kui see vastu võetakse ja kui see veel korda ka läheb. No siis oli väga hästi kõik. Järk-järgult kujuneski Tiit Weberi võib-olla kõige suuremaks projektiks, kui mõõta suurust peale rahaga millegi muuga, Tartu Peetri kiriku ilu ja hiilguse taastamine. Ei saa vaadata kõrvalt, kui sul on võimalus. Kui sul ei ole võimalus, muidugi vaatad ja oled, aga kui sul on võimalus, siis sa vaadad niisuguse varanduse riknemist. Ja see oli muidugi minu jaoks üks niisugune käimapanev mootor. Väga lihtsalt alanud elu kandus kõrgustesse, et lõppeda omanimelise kella helinas. Seda pole just paljudele antud. Vaata, sa oled ilus, mu kullake. Vaata, sa oled ilus.